Tere õhtust kõik teise ekraani vaatajad. Täna on meil selline tore päev, kus stuudios ei ole meil hetkel ühtegi külalist. Täna on selline päev, kus me teeme oma teise ekraani niinimetatud esimesele hooajale siis väikese lõpu. Ehk et tõmbame siis joone esimesele hooajale vaikselt alla. Mina olen Kätlin, mind te ilmselt teate siis kolmapäevastest ja reedestest saadetest ja et mul siin üksinda nagu väga igavaks kätte ära ei läheks, siis meil on ka oma kogemusi jagamas meie teine väga kogenud saatejuht, Kristi. Tere, Kristi! Tere! No. Väga kogenud. Aitäh! No ajaga tuleb ju kõik appikene. Aga mis me siis täna siin head teeme ka? Ma arvan, et alustuseks teeksime nii, nagu me siin teisel ekraanil ikka teeme. Et vaatame uudiseid. Üritame. Ja, et vaatame uudiseid, et vaatame, mis uudised sulle rohkem meeldivad. Mulle ei meeldigi uudised, need on enamasti kõik halvad. Nojah, täna me vaatame häid uudiseid. Kommenteerime ainult häid. Vaata sedega ma ei oska nüüd öelda, aga põhimõtteliselt ma arvan, et me vaatame TV3 uudiseid, mis ka tegelikult kohe just peale haksid. Et vaatame TV3 uudiseid, elame kaasa Sirjele, kes meil siin akna taga vihmas külmetab, meil on siin soe ja palav ja kommenteerime siis järgmise reklaamipausi ajal taas uudiseid. Ja siit on väljakutse tegelikult veel teise ekraani vaatajatele. Kui teil on küsimusi, siis stuudio@teineekran.ee. On teil küsimusi teise ekraani kohta, laske tulla. On teil küsimusi Kristile, palun, laske tulla. Kätlinile. Laske ka tulla. Ja vaatame siis uudised ära ja järgmise pausi ajal oleme juba eetris. Tere tulemast tagasi. Täna on meil selline natuke teistsugune saade, kes meiega alles liitunud on, et siis ma räägiksin, mis meil siin täna toimuma hakkab. Täna olen ma siin stuudios koos oma kolleegi Kristiga. Tere jälle. Tere jälle ja täna on selline väike tagasivaatav saade. Räägime natukene rohkem teisest ekraanist. Räägime teemadel siis, et mis on siin tehtud, kes on meil siin eetris käinud ja mille pagana pärast me üldse seda kõike teeme. Ja kuna meie selline, ütleme niimoodi, tüüpiline saade näeb välja selline, et me vaatame alguses uudiseid ja reklaamipauside ajal siis neid kommenteerime, siis võib-olla alustuseks äkki Kristi, mis sina arvad, et kuidas need uudised siis olid, et olid ka need head uudised, mida sa enne mootasid? Kuna me enne ütlesime, et me kommenteerime häid uudiseid ja mitte midagi väga head mulle sealt silma ei jäänud, siis minu poolt ei ole sealt hetkel veel midagi kommenteerida. Ilma ta ootas päris head ju. Kas oli või? No minu arust ikka sinna 20 kanti ikka... Ma ei ütleks, et see väga hea oli. See on siuke pigem normaalne. Hea on ikka seal 20 lõpupoole päike ja peaaegu palmid juba. Aga mida sina teed, kui sul on päikese puudus? Siis ma olen õnnetu. Ootan päikest. Lihtsalt istud kodus, ootad päikest? Ja koristan, olen kodune. Õu ei lähe. Reisid kuskil äkki? No siis, kui päikest üldse ei ole, siis tuleb ju minna. Kui päike ise ei tule sinna juurde, tuleb ise päikse juurde minna. Aga millal sa järgmine kord reisima lähed? Mul on kuskilt mingid salaallikad sosistasid, et sa hakkad kuskile reisima varsti minema, et päikest vist on vähe järelikult. Vaat see paistab. Kui päike tuleb, siis ma ei lähe. Kui ei tule, siis tuleb minna. Aga sa ei saa minna lennujuhtide streik, uudised olid. Küll nad lõpetavad ära selle ajaks. Kui mina tahan minna, küll nad sellel ajal juba teevad oma tööd jälle. Ja tegelikult ongi hea, Kristi võib puhkama minna küll sellepärast, et täna on meil siis ametlikult selline väike teise ekraani esimese hooaja lõpetamine, ehk et saame natuke puhkust. Peale nii rasket tööd on vaja ikka puhata hoolega. Kui raske siis on saatejuhi töö? Seda võiks sinu käest ka küsida, sul on rohkem kogemusi. No ma vastan pärast, ma küsin hetkel sinu käest. No esimesed korrad oli ikka, värin oli sees. Et alati minu puhul oli see, et ma enne siia tulekut põhimõtteliselt ma ei teadnud, kellega mul tegu on või oli pool tundi ette teada. Siis ei saanud ka ennast eriti ette valmistada, sest et ei teadnud ju, mida valmistada. Sa võid jah öelda tere ja see tüüpiline jutt, eks ju, et oleme siin teisel ekraanil, aga kõik ülejäänud oli täiesti lahtine. Et kuna minul ei olnud nii nagu sinul enamus külalisi, eks ju, pikemalt juba teada selle muutumissaatega seoses, siis minul tuli kõik käigu pealt. Mõnes mõttes on see hea. Aga kuidas sinuga on? Ei, minuga on see, et kuidas öeldakse, et vein läheb ajaga paremaks ja paljud asjad lähevad ajaga paremaks, siis mina tundsin ka, et ajaga läks kergemaks.
aga muideks, siin on ka võib-olla õige aeg natukene vaadata statistikat, et teine ekraan kui selline, kui nähtus, kui täiesti omaette fenomen loodi siis, või esimest korda läks eetrisse 4. märtsil sellel aastal ja teine ekraan on läbi teinud tegelikult päris palju ja päris suure arengu. Nii, ma näitaks teile ühte listi siia, jah. Pikk list ja see on siis list meie saadetest. Ei hakka neid kokku lugema, ma tegin eeltöö juba ära, see number on 63 ja alates 4. märtsist siis kuni tänaseni meil on olnud 63 saadet. Meil on olnud tohutu arv külalisi, kes on siin eetris käinud ja meil on olnud ka erinevaid saatejuhte. Täna siis oleme küll meie, aga ma arvan, et me saame mõne saatejuhiga veel täna äkki rääkida ka. No loodame, äkki õnnestub. Just. Ja ma tegelikult olin ka võib-olla selline küsimus, et inimesed on küsinud, et näiteks kes ei tea teist ekraani. Mina olen kokku puutunud inimestega, kes ei ole väga veel teisest ekraanist kuulnud. Ja siis nad küsivad, mis asi see on. Kuidas sa seletaks ühele inimesele hästi lihtsalt puust ja punaselt tehtud, mis asi on teine ekraan? Oled sa pidanud seletama? No kõige lihtsam on mine ja vaata www.teineekraan.ee. Mine vaata, saad kõik küsimustele vastused, mis ma seletan. Aga me peame ju ikkagi turundama seda teist ekraani ise ka, me oleme ju need, et kuidas sa seletad? Ma usun, et sa oled pidanud seletama, mis asi on teine ekraan. No siis ongi siuke ajaviitmiskoht, kus ei pea reklaami vaatama, vaatad, kuidas inimesed oma vahel arutlevad, ropendavad tihti peale ja mida kõike teevad. Ma nagu mõtlesin ise, et minu käest on ka küsitud, et mina olen tegelikult tavaliselt öelnud lihtsalt seda, et nagu ta tegelikult eesmärk, ma arvan, on, et ühendada teine, et anda siis nagu ütleme telele lisaväärtust, et see on lihtsalt veebipõhine, et saate küsimusi esitada ja näete, mis umbes, et inimesed räägivad sellel teemal ja ma olen kogenud seda, et inimesed alguses ütlevad, et oi ei tea, kas vaatan ja kus juures me olime päris mitu kuud juba tegelikult siin teinud ja üritanud ja siis ükskord üks inimene vaatas ja ütles, et ma ei teadnud, et teil see nii põnev on. Et tegelikult meeldib, aga lihtsalt ma arvan, et see on uus asi, et vajab natuke juurutamist. Vaata, ta on uus ja tegelikult ju reklaami kui sellist ei ole meeletult olnud ja see on ikkagi, see ei ole nii, et sa paned teleka tööle ja ta tuleb sul ise silmade ette, eks, sa pead selleks tegema lisaliigutuse. No ja inimene on ju laisk, ei taha seda lisaliigutust teha, aga kui ühe korra saab selle lisaliigutuse käe sisse, siis võib-olla see juurdub sinna ja hakkabki pihta. Ja siinkohal on tegelikult võib-olla kõige koht, et kõik teise ekraani vaatajad, kes te meid praegu vaatate ja kellel teine ekraan jälle on ise aktiveerunud, nagu te teate, kui saatesse tuleb reklaamipaus ja kui on aeg teise ekraani käes, siis teine ekraan ise aktiveerub, annab endast märku ja siinkohal ka minge tšekake üle www.teineekraan.ee. Meil on uus koduleht ja see on täiesti uus, täiesti värske ja järgmisel hooajal siis teine ekraan tuleb ja lööb kõige uuega, aga minge tšekake juba praegu ära, kes te veel seal ei ole ja kutsuge sõbrannad ka. Sõbrannad ka ja meie vaatame edasi uudiseid. Tere tulemast tagasi teisele ekraanile ja räägime siis korraks veel tänasest saatest. Et täna on meil saade natukene eriline, nagu te kindlasti juba kuulsite, siis teeme väikese tagasivaate meie saadetele. Ja kui te enne me juhtumisi ei kuulnud, siis ütlen veel üles ühe statistika, mis on tegelikult hästi oluline. Et teine ekraan, esimene saade oli siis eetris. Kristi, ma teen sulle väikse kontrolli, kas sa tead, millal esimene saade? 4. märts. Tubli, saatejuhtidel on kodutöö tehtud. 4. märts oli selle hooaja esimene saade ja kas keegi teab, huvitav, et ma esitaks vaatajatele ühe küsimuse. Kas keegi teab, millest räägiti meie kõige esimeses saates 4. märtsil ja saatke siis vastus stuudio@teineekraan.ee ja vaatab siis, mis välja tuleb sellest, et kas keegi mäletab veel, millega tegu oli. Mina mäletan seda saadet väga hästi, kuna mina olin ka selle saate tegemise juures ja siinkohal võib-olla ongi õige hetk natuke rääkida inimestest, kes on olnud saate tegemise juures. Ja meil ongi juba tegelikult ka Skype ühendus meie ühe kolleegiga. Mis sa arvad? Küsime, kuidas tal läheb? No vaatame. Vaatame, et ei ole olnud meil ainult siis mina ja Kristi, kes on teist ekraani jälginud. Jumal tänatud selle eest, et meid ei ole siin ainult 2. Jumal tänatud, et meid ei ole ainult 2, sest ikkagi 63 saadet on olnud. Ja vaatame, kuidas läheb meie kolleegil Liinal. Tere, Liina!
aga mina ei kuule Liinat hetkel. Kas sa nüüd kuuled mind? Proovime uuesti. Äkki me proovime uuesti, jah, et hetkel mina küll Liinat ei kuule. Liina, kuku. Ei. No, kuuled või? Oo jaa, Kas sa kuuled mind? Jah, tere Liina. No, väga tore, ma mõtlesin, et mis värk on. Kus kandis Liina hetkel oled? Ma olen Harjumaal. Üks hetk. Ma täpsemalt ei hakka igaks üks ütlema, pärast tulevad mingi taustajad. Fännide hordid. Nii, aga Liina, räägime siis võib-olla natukene sellest, et kuidas sina teisele ekraanile sattusid? Hea küsimus. See oli... Algul ma olin saates ja siis juhtus nii, et ma sain saatejuhiks. Mis sa seal saates nii head rääkisid, et sa kohe saatejuhiks said? Ma parem ei räägi sellest, las inimesed vaatavad selle kordusest. Interneti shoppamisest minu meelest. Interneti shoppamisest. Jah, oli. Ja, need olid need kingad. Kingad? Ja. Kingad olid nii erilised, et ma arvan, et seda me peame kindlasti uuesti ise vaatama ja kindlasti vaatajad tahavad seda veel näha. No vähemalt naisterahvad. Ja. Meeste puhul ma pole nii kindel, aga vähemalt naisterahvad. Aga Liina, räägi meile võib-olla siis natukene sellest, et mis sulle teise ekraani tegemise juures meeldis ja mida sa selle juurest õppisid? Palju sa üldse saateid tegid? Kuule, ma ei tea, ikka üks jagu sai neid tehtud. Aga mida ma õppisin? Teletööd, kui võib nii-öelda ja inimestega nagu suhtlema. Mitte, et ma seda muidu teha ei oskaks, aga no mingil määral ikka mingi hea kogemus. Kummal pool parem oli, kas oli külaline parem olla või saatejuht? Mis asja? Kummal pool parem oli olla, kas oli külaline parem olla või saatejuht? Hea küsimus. Ma ei tea. Mulle panevad pidi on täitsa tore. Pigem vist saatejuht. Siis ei pea neid vastuseid nii konkreetselt genereerima. No küsimusi pead teadma. No jah, seda ka. Ma ei tea, igati pidi on okei. Pigem nagu saatejuht, siis läberast, et siis on nagu teisel inimesel see suurem tähelepanu. Kui palju sulle üldse tähelepanu meeldib? Kõigile meeldib minu meelest. Vähemasti saatejuhtidele. Ja, just. Aga Liina, selline küsimus, et kui palju sa saateid tegid ja millele sinu saated keskendusid? See pidi keskenduma küll enam veel vlogimisele, aga vahepeal juhtus nii, et seda paraku ei toimunud. Ühe korra me vaatasime korvpalli. See oli päris huvitav, mulle meeldis. Siis, mis ma veel tegin? Mul ei tulegi niimoodi kohe meelde, eks prompt oleks ma teatud küsimusi, ma oleks nad kohe välja nagu otsinud. Aga siis ühe korra ma läksin nagu ise blogimisest, siis mul ei tule meeldima. Näed, Liina, sul on kergem küsimus ikka mõelda, kui vastata, et jätka saatejuhi tööga ja võib-olla lõpetuseks küsisin, et mis sa korvpalli kohta uut õppisid? Igas saatest me õpime midagi uut, mina küll õpin. Kommentaatori tööd, kuna ma ise olen korvpalli mänginud, et sealt nagu ei olnud väga palju midagi õppida. Aga huvitav oli kuulata, kuidas keegi nagu kommenteerib seda ülekannet, et teinekord vaata ise, kui tahad mingi Skype-vestlust, võib-olla keegi ei näe näiteks korvpalli ülekannet, et siis saab rääkida ja toimetada. Et see tegelikult ei olnud üldse halb. Üldse uute inimestega tutvumine on ju väga tore. Ja pealegi me saadetes käivad hästi huvitavad inimesed, nii et miks mitte. Olgu, Liina. Mina sain oma küsimustele vist vastused. Kristi, kas on midagi, mis sind veel huvitab? Praegu niimoodi ei tule rohkem pähe. Aga Liina, näeme me sind ka edaspidi ekraanidel. Ma küsin Kristi käest küsimuse. Nii.
kuidas sa Einariga vastu pidasid? ma ootasin, millal see küsimus tuleb. Ei, kogemus oli hea. Ma kujutan ette. Noh, saada sai tehtud ja päris untsu midagi konkreetselt ei läinud, et huvitav oli. Et ma igaks juhuks teise ekraani vaatajatele ütlen ära, et Einar oli meil selline tegelane, kes tõi teiste ekraanide ette rekordarv vaatajaid, rekordarv kommentaare, kirju, küsimusi, ehk et ma usun, et täna me räägime temast veel natuke. No absoluutselt. Aga olgu, Liina, suur aitäh sulle meile helistamast ja meiega rääkimast, et ikkagi lõpuküsimus, et kas sind näeb veel ekraanidel, teleekraanil, teisel ekraanil, mis iganes ekraanil? Ma usun küll. Jääme põnevusega ootama. No, mida samuti. Aga ilusat õhtut, Liina. No, tšau teile ka. Tšau, kolleegid, kallid. Tšau, tšau. Tšau. Okei. Millal sa blogi kirjutad? Siis kui aega on. Et ma püüan küll regulaarselt just mitte ainult pilte lisada, aga kirjutada. Et vahepeal, kui ma juba tunnen, et midagi on nagu puudu, siis ma leian selle aja. Ma mõtlen, et vahepeal ei viitsi kirjutada, ja siis mõtlen, et ei peab ikka. Et vahepeal keegi juba kirjutab mulle, et kuule, et see on kuidagi kauaks jäänud see kirjutamine, et viska midagi üles, et päris huvitav on lugeda. Aga siis ma saan aru, et me ei räägi siin sellisest igapäevasest kirjutamisest, me räägime iganädalasest, igakuisest, et Pilte lisan ma igapäevaselt ikkagi. Aga kirjutan jah, niimoodi nädalas, ma ei tea, 2 korda võib-olla. Oleneb, kuidas tuju on. Vahepeal on nii suur inspiratsioon, et tahad kogu aeg midagi kirjutada, kogu aeg on mingisugused uued teemad, mida arutada, millest rääkida. Ja siis tuleb jälle mingi raamat, mis on saadud läbi siin niimoodi nipet-näpet õhtul. Neid ei pane tähelegi ja siis ütled, raamat sai läbi loetud, et saab selle kohta kirjutada mingisuguse arvustuse ja inimestele pakub huvi see. Ja kui kaua sa siis korraga seal taga istud ajaliselt? Kui läheb pikemaks, ma võin seal 2 tundi vabalt istuda. Kolad seal vahepeal blogipostitusele pilte juurde ja juba see võtab aega, pead kolama seal arvutis neid üles leidma, kuna mul arvuti enamuse kettaid sisaldab ka pilte. See võtab aega, siis mõtlemine, siis vahepeal ikka, mulle ei meeldi kirjutada vigadega, siis sa pead selle veel üle vaatama, uuesti korrigeerima, et see võtab väga palju aega. See ongi see, miks vahepeal ei viitsi seda teha. Aga nüüd eeldame, et õppejõud hetkel ei vaata, et kui sul on korraga teha üks väga tähtis õppetöö ja parasjagu on ka inspiratsioon peal, et kirjutada blogi, kumma sa siis ennem käsile võtad? Õppetöö loomulikult. Mul on alati see, et kool on prioriteet number 1. Ja ongi vaadatud see väike klipp Liinaga, kellega me saime siis väikse Skype-kõne tehtud ja kes oli meie kallis kolleeg, kes on olnud ka külalisena saates. Ja täna me vaatame päris mitmeid klippe ja võib-olla ongi õige aeg võtta ette järgmine, siis saame natukene ka kommenteerida ja oma arvamust avaldada. No vaatame ära, mis pakutakse. No ei tea, siin on tegelikult väga palju erinevat pakkuda, üllatus kõigile. Nii et vaatame. Tere taas teiselt ekraanilt, oleme jätkuvalt kummituste lainel. Rene, kuidas sa ise hetkel siis selle saate poolega rahule jäid? No ma ütleks, et uurimiskäiku võiks natuke rohkem olla. Et see, jah, muidugi peab ka maja ajalugu tutvustama natukene, aga seda on natuke palju ikka, et see uurimisele peaks rohkem rõhku pöörama. Aga muidu praegu ma olen rahul sellega. Ja need mungad ja kõik see siis, selle te kogesite kõik seal koha peal siis läbi. Et nad võtsid teiega ühendust, nad kontakteerusid teiega. Ma usun, et teises saate pooles veel läheb alles korralikuks andmiseks, et näeb päris huvitavaid asju öelda. Kas nad kuidagi ka sinuga otseselt võtsid ühendust? Otseselt minuga mitte, aga seal teistel olid seal külm oli ja värinad olid ja siis kui me hiljem kuulasime diktofonis, sealt tuli veel päris palju huvitavat materjali veel. No, seda me kindlasti näeme ka teises saate pooles. Aga see noormees, kelle sisse läks Orb, kui ma eksi, et kuidas see oli nüüd kõik, mida me nägime, et kuidas ta nagu ennast siis pärast tundis või?
kuna need mungad iseenesest olid seal ealoomulised, siis ta jah, võiski ennast väga hästi tunda, sellepärast et nad ravivad või midagi niisugust. Et vahest, kui näeme orbikeeleks sisenemas, siis tal hakkab nagu halb. Et tahaks sa kaua olla ja tahab ära minna ja niimoodi, et... Aga kui mina ikkagi olen endiselt väga skeptiline, siis mul tekib ju küsimus selles suhtes, et te nüüd vaatasite, et Ameerikas on see väga populaarne, et seda vaadatakse väga palju YouTube'is ja hästi väga levinud on ju. Et mul tekib küsimus, et äkki te lihtsalt petate televaatajaid, et te olete leidnud võtme, kuidas saada tuntuks Eestis, kuidas võib-olla jõuda ekraanidele, kuidas jõuda meediasse ja tegelikult te ise võib-olla tekitate neid hääli ise seal, võib-olla keegi nurga taga midagi nipsutab, teeb mingi uhuu-hääli. Ei, see on nii, et kui meid kutsutigi sinna produtsendiga jutule, siis me ütlesime kohe ära, et me ei hakka mingit fäiki tootma, et kõik, mis me oleme YouTube üles pannud, on tõsi ja kõik, mida me tahame televaatajale tuua, on tõsi, et me ei teeskle midagi, et kõik on nii, nagu me oleme sealt saanud koha pealt. Aga need, no tõesti, need hääled, need on hästi olematud ju tegelikult, mida me siin praegu kuulsime, et kuna sina oled siin ja minuga koos vaatad, siis sa natuke aitasid mul nagu, et kuulsid ja et oli ju siin, on ju see, et ma ise seda nagu nii väga võib-olla ei paneks tähele. Aga ja seda, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, seda ongi televaatajale tuua väga raske, sest et ta ei ole seal koha peal olnud, ta ei tea neid tundeid, mis meid valdasid seal ja kõik seda asja. Et see on tegelikult hoopis teistmoodi, kui sa seda telekast vaatad. Et koha peal olemine on nagu hoopis teine asi, see on nagu palju adrenaliini rohkem ja väga hull on see tegelikult. Aga kas selle asjaga ongi siis pigem nii, et kes tahab, see usub, kes ei taha, see ei usu? Me ei sunni kedagi uskuma, et oma valik on vaba valik, kes tahab, see usub, kes ei taha, see ei usu. Et ei eelda, et me nüüd kõik vaatame seda sarja, et me nüüd kõik peamegi uskuma ja... Ei, muidugi mitte, et see on lihtsalt, meie hobi ja me tahame televaatajani, üritame tuua võimalikult hästi televaatajani seda, mida me seal koha peal kogesime. Selge. Jaanus soovib teada, et milline on kõige hirmu äratavam koht, kus te käinud olete? See kattub natuke selle eelmise küsimusega. Ma juba korra vastasin. Aga kas teil on ka näiteks, ma nüüd ei saa kahjuks küsida sinu teiste kolleegide käest, aga tead sa äkki veel, mis on teistele muljet avaldanud? No nii palju, kui me oleme nüüd suhelnud omavahel peale neid uurimisi ja asju, siis kui teised on samal meelel, et Tartu on üks õudne koht ja eelnevalt me oleme käinud ka niisuguses kohas nagu Audla mõisas, mis on Saaremaal, et see oli ka üks üleootuste koht ja teiste meelest ka päris õudne. Aga kas sa võiksid meile öelda ka näiteks mingeid järgmisi kohti, kuhu te olete mõelnud minna või on teil juba mingi plaan paigas, et selles mõisas või selles lossis või kuidas te neid kohti nagu valite? Kindlasti üks koht, kuhu me tahame minna, on Pärnu vana haigla. See, mis nüüd on muinsuskaitse all ja seal hakatakse renoveerima. See on väga hea ajalooga koht ja uuesti tahame kindlasti minna Patarei vanglasse, aga seekord niimoodi, et me oleme ainult meie viiekesi, et seal ei ole kedagi muud. Kas eelmine kord läks midagi nihu? No natuke need pealtnägija kutid natuke häirisid meid seal ja et me ei saanud väga läbi viia. Et need tondid on ka pirtsakad, et nad ei tule kõigi juuresolekul, nad tulevad siis, kui on õiged inimesed kohal. Nad tahavad ka rahu ja vaikust saada. Selge. Sille soovib teada, missugused need kummitused välja näevad? Kuidas ma saan aru, et tegemist on kummitusega, mitte tavalise tuuleiiliga? Üldiselt me ise nagu polegi oma silmaga väga näinud niimoodi. No, me oleme näinud seinte peal varje liikumas ja niisuguseid asju, aga kindlalt niisugust füüsilist kuju neil ei olegi, et nad suudavad teha ennast niisuguse valguskogu või niisuguse, kuidas nüüd öelda, Nendes Ameerika versioonides ma olen näinud, et kus seina seal nurk võib-olla läheb süsimustaks või et ikkagi mingid kogud nagu liiguvad. Nad saavad teha niisuguse gaasikogu või valguskogu, et nagu kindlalt füüsilist kuju ei ole. Et mida saaks käega katsuda ja tunda. Aga kuidas siis Sille saab olla kindel, et tal kodus ei kummita, et kui ta tunneb, et kardinad liiguvad, tuba läheb pimedaks, et tema võib-olla arvab, et see on tuuleil, aga kuidas ta saab seda kindlaks teha, et see nii ei ole? Ta kindlasti... Tuleb kutsuda teid? Ta võib proovida küsida igasugused küsimused, kas ta on siin kellegiga koos või on siin veel keegi temaga, et kui ta saabki mingeid koputusi ja asjade liikumist, siis võib ta tõesti kindel, et tal kummitab kodus. Nii et Sille siis võid julgelt hakata katsetama, et kas sinul on ka kummitused külla tulnud. Ja Jaan kirjutab, kuidas sa
kuulsusega harjunud oled. Kas tänava peal tuntakse sind ära ka? Noh, kuna ma veel autoga ei sõida, et mul lubade tegemine alles tegemisel, siis ühistranspordis on natuke ebamugav sõita, et inimesed, ma ei tea, kas nad on mind näinud või siis nad vaatavad mind mu riietumise stiili poolest, et väga ebamugav, kõik nagu jälitavad kogu aeg. Aga muidu nagu ei ole midagi, et tänaval keegi sul käes kinni ei tiri ja ei küsi midagi, et selles suhtes on hea. Tere tulemast tagasi ja nüüd sai see klipp siis vaadatud, et selles klipis nägite veel meie ühte saatejuhti ja tervitused siinkohal Mirellile ja teate, et Kristi Mirell on meile ka kirjutanud. Tere teile, kallid kolleegid. Kahju, et ei saa olla seal koos teiega. Hambarst tegi minuga oma töö. Huvitav, mis hambarst tegi meie kalli kolleegiga? Lageraie. Mirell, ma loodan, et sul on kõik hästi ja Mirell kirjutab, väga kenad olete uuel hooajal jälle. Tervitades Mirell. Ma arvan, et me tervitame teda vastu ka. Jaa, otse loomulikult. Ja siinkohal võtame kokku selle saatejuhtide teema. Kristi, meil on ka üks ühine tutvuda. Mis sa arvad, kust kohast mina sind tean? Sealt samast, kust mina sind tean. Ja see koht on? Aastatagused, nüüd juba natuke rohkem kui aastatagused Filmimehe erakooli koolitusel. Täpselt. Ja Filmimehe erakoolist 2 inimest, kes teevad praegu teist ekraani. Nüüd me istume siin koos. Jäljekordselt. Ja teinud igavese hunniku saateid ja sealt need inimesed tulevad. Ja meil oli esimene uudisklipp, mis me pidime tegema lõputööks oli ka, kus me olime ühes tiimis suga. No, et algusest peale ühes paadis. Jah, ja nüüd me istume siin ühe ekraani ees ja eietame, mis on juhtunud. Aga Kätlin, Kristi olete ära näinud, Liina tegi meile Skype-kõne, Liina on ära nähtud, Mirell rääkis nähtud. Tervitatud. Just, ja võib-olla siinkohal tasuks meenutada algusaegu. 4. märts, nagu öeldud, esimene saade. Endiselt ootan vastuseid küsimusele, millest me rääkisime, kuid kindlasti mäletate kõik, et teise ekraani esimene saatejuht oli Triin. Nii et tervitused ka Triin Randloole, kui ta meid vaatab. Ja võib-olla tasuks meenutada ka seda, et kui teine ekraan alustas, me oleme erinevaid asju proovinud, oleme vaatanud saateid, saate reklaamide ajal kommenteerinud, kuid me alustasime tegelikult väga aktiivsete diskussioonidega ja tõsiste teemadega, kus Triin oli stuudios, tal oli üks spetsialist ja me olime ka uudislõiguga Reporteris. Rohkem kui ühe korra minu teada. Jah, rohkem kui ühe korra. Nii et teise ekraani avapauk oli tegelikult päris võimas, et kui esimese looga olime Reporteri eetris, sellel samal saatuslikul kuupäeval, siis juba esimesel päeval oli tegelikult väga-väga palju vaatajaid, kes meile kõik kirjutasid, tahtsid oma küsimustele vastust ja siinkohal annan ka siis vihje, et esimesel saates oli meil stuudios üks arst. Ehk et väike vihje sellele, et millest me võisime rääkida ja millega me ka siis Reporteri eetris olime. Ja kui me nüüd saatejuhi teema lõpetame, et tead sa veel mõnda saatejuhti, kes on teisel ekraanil oma panuse andnud? No neid oli, kes ikka ühe saatekaupa käis, oli Teele, Ilona ja Aili. Nüüd on sinu kord täiendada. Ma ei tea, kas ma täiendada nii väga oskan, küll aga Teele, Ilona ja Aili olid kolm vaprat neidu, kes pääsesid siis kõige vapramate sekka. Nimelt teine ekraan on hakkama saanud ka sellega, et oli vahepeal saatejuhtide konkurss, kus me palusime siis kõiki toredaid ja ütleme ekraani ees armastada olevaid inimesi kandideerida, saata meile videoklipp. Nad käisid meil siin stuudios, panid ennast proovile. Ja 3 paremat olidki siis Teele, Ilona ja Aili ja nemad said ka kõik käevalgeks tegelikult, et on saanud saadet teha ja väga positiivsed tagasisided. Nii et Ilona vist võitis selle, eks ju, selle konkursi. Ja ta vist sai selle kursuse ka. Ja. Ei saa unustada ka, et me saatsime inimesi reisile vahepeale. No sellest me veel jõuame rääkida, nii et teine ekraan on väga palju põnevat selle lühikese ajaga juba ära teinud ja ma arvan, et saatejuhid on nüüd läbi käidud
ja nüüd võib-olla vaataks ühte põnevat saadet ja keskenduks natukene võib-olla küsimusele, et kes meil üldse siin on käinud. no vaatame. No vaatame ühte klippi ja peale klippi taas siis arutame natuke sel teemal. Karmid kriitikud. No nii. Hästi tubli koer. Nii, annab selle ära, mis me veel teeme, Matilda tuleb ka. No, mis me nüüd näitame veel? Kas teeme selle ära? Jaa, teeme ringi ära. Ringi ära, tubli. Matilda, hallo, sulle töö pooleli. Siia ja käpaga, tule nüüd. Käpaga. Augusto tahab ise teha ilmsesti. Hea küll, pane käpa peale siis. Tubli koer. Me teed veel ühe ringi. Hästi. Nii. Nüüd teeme. Teeme viimane lahti. Ja me siia alla. Matilda ka läheb nüüd. No nii, tõrge. Nii, ja võtame pallid pihku. Augusto ka. Sa oled valel pool, poiss. Tule tagasi. Valel poolele. Ja käpad peale. Pane käpad peale. Sa oled valel pool. No hea küll. natukene erutunud siin. No nii, tublid. Opsti. Mis me nüüd teeme? No, kas hüppame ka? No, Matilda teeb ka. No, vaatame, kas Maiust ka on. No nii. Ja üle nüüd. Hops. Ja üle. Hops. Üle. Hops. Üle. Hästi. Matilda tuleb. Üle. Hästi, paneme käpad peale. Tublid koerad. Nüüd saate head pilti. Vaata pilti. Tubli. Tule siit, kui see siit poolt ei saanud. No nii. Pange korraks käpad peale. Käpad peale. Hästi. Issand! Nii, tubli nüüd. Mis me veel teeme, mis me oskame teha? Eriefekt on kohe, kui mitu teeb korraga. Tule siia. Ja. Halloo, siin toimus vargus. Nii, 1, 2, 3, 4. Hästi. 1, 2, 3, 4. Hästi. Kahega. Pops. Kahega. Pops. Nii, mis me nüüd teeme? Võtame suured pallid ka pihku. Tule siia poole, paneme käpad peale. Niimoodi. Augusto paneb ka käpad peale. Oot nii, palun. Siit poolt saaksite parem. Tubli. Nii, hästi. Mis me nüüd teeme? Tule nüüd, Matilda. Nii, Matilda püsti nüüd. Mis asja? Ei ole, see on läbi nüüd. Tule nüüd ja läks. Augusto. Ja istub 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patsu. Matilda. Ja niimoodi tahab. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja patsu. Nii. Ja sitsime. Tulge siia poole. Teeme sitsi ka. Sitsime. Nii. Käpa anname. Seda oskab iga koer. Käpa anname. Tubli koer. Mis me veel teeme? Kas teeme piilud? Matilda, üle tahate hüpata, okei. Ja tuleme üle hüpata. Vaatake nüüd seda, et koer jookseb ilusasti siia taha, näete. Hops, ja Augusto üle. Hästi, Matilda üle. Hästi. Mis me veel teeme siis? Siis teeme 8. Kes oskab 8 teha? Kes teeb 8? Tule. Läks 8. 1, 2. Matilda, sa varastad. Tule. Hops. Tule. Ja hästi. Tubli koer. No nii, näitame neile, et ei ole siin vabad lollid. Ei ole lollid. Nii, mis me teeme? Tule, teeme piilukat. Oi, piilut teeme. Hallo. Palun. Siirutus. Painutus. Näete, siin on juba järjekord. No nii, hirmsasti tahavad teha, näete.
oi tubli, oi kui tubli, hästi, tublid koerad. Mis me veel teeme? Nüüd teeme sellist asja, et jooksed teemad siit ja üle jala. Tule nüüd, Matilda, hops, üle, ring, hallo, madam, ring. Nii siia ja patsu lööme ka. Augusta tuleb üle, teeb ringi ära, istub siia ja patsu lööme ka, hops. Nii, mis me veel teeme? Hüppame üle jala. Läks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hästi, Matilda, Rosa, Alja, tule nüüd. Hallo, tule. No nii, ja. No, läks 1, 2, 3. Tule. No, olgu peale. Pats. No, teeme. Teeme ümber ema. Ümber ema. Läks ümber ema. Tubli, veel üks ring. Siitpoolt. Tule. Läks sassi natuke. No, mis me siis veel teeme teile? Nüüd teeme palliga. Nii, istuvad siia. Nii, suured käpad peal. Tubli. Nüüd teeme ringi. Läks. Hästi. Tubli, teistpidi kaasa ei tee Matilda midagi või? No nii, hästi. Nüüd sõidame. Sõit. Lähme siiapoole. Ja Matilda teeb ringi. Augusta sõidab. Tubli. Matilda teeb ringi. Tubli. Enam-vähem neid on palju, aga noh, ta on võõras kohas ka ja. Kui tublid nad on, super tublid. Mina vaat, tublid olite. No nii. Kas heli praegu ei ole ka ju? On. Minul ei ole ju. Mul ei ole mikrofon. Saatejuht on vaimustuses. Saatejuht on hüpervaimustuses. Keeletu. Meeletu. See on meeletu. Nad on nii armsad. Tublid. Ja, et neid trikke on hästi palju. Tublid olete. Tublid. Aplaus. Tublid. Kirjutu veel. Niisuke tore trikk, mida igaüks kindlasti oskab teha oma koeraga. No, ringi sisse. Nii, ja käpad peale. Oot nii, hoiad käpad peale. Hästi. Tulevad ringist välja. Tule välja, Matilda. See olid natuke aeglane täna meil. Ja siis võtame siit maiust natuke juurde. Nii, ja nüüd panen käpad peale alla, välja poole. Nii, nüüd olen mina ringi sees. Ja tuleb koerad ringi sisse. Nii, Matilda tuleb ka. Istuvad. 1, 2. Nii, ja nüüd keerutame. Hops, ja teistpidi. Hops. Ja üks läheb paremale, teine vasakule. Ja vastupidi. Ja nii, ja patsu. Kõik. No, olite tubli. No nii, nüüd sai üks klipp vaadatud ja ma mäletan seda saadet ülihästi. Ja nagu klipist ka ilmselgelt välja tuli, siis Kätlin istus seal niimoodi plaks, nunnumeeter kogu aeg põhjas. See oli nagu üks saade, mis minu jaoks jääb meelde kui saade, kui ma tulin seda tegema. Ma mõtlesin, et no mis seal nüüd ikka nii erilist on, et pisikesed koerad tulevad, neil on mingid ilbud seljas ja kui nad hakkasid nagu trikke tegema, hüppama ja need 2 viimast koera, siis minu nunnumeeter läks niimoodi drups. Vähemalt olid emotsioonid. Olid ja ma pean tunnistama, et nüüd korduses vaadates olid jälle emotsioonid ja ma võiks seda mitu korda vaadata. Et see oli võib-olla minu üks sellisem kõige rohkem emotsioone, et mul on palju emotsioone olnud, sest et nagu sa tead, mul on muutujad olnud ja nendega on ka olnud väga põnevaid saateid. Aga võib-olla küsiks sinu saadete kohta, et mis teemadele sinu saated keskendusid ja võib-olla kõige huvitavamad ja meeldejäävamad saated ja külalised? No minu teemad olid seinast seina. Mul oli Priit Valge oli kõige esimeses saates, siis me rääkisime kõigest. Joodikutest, maja põletamistest, mis iganes uudistest tuli, meil läks teema väga laiali.
siis oli teabekeskusest oli Anne Sägi, siis oli sukeldujatest oli Terje Meos ja nii edasi ja nii edasi. Nad olid kõik erinevatelt aladelt, nii et meil oli tegelikult alati väga huvitav. Ma sain väga palju targemaks erinevatel teemadel. Ma tean juba sukeldumise teooriast päris palju. Sukeldumas oled käinud? Ei ole jõudnud veel, aga plaan on minna. Terje just ütles, et Rummus pidi olema väga hea sukeldumiskoht algajatele, sinna ma lähen ükskord. Ei saa ära mitte mainimata jätta Einar Kuuske, kui me istusime siin väga pikalt ja härra sai öelda, mis tal öelda oli. Aga selle Einari kohta minul on isiklik huvi ja see on nimelt see, aga sa võta Einariga ühendust, ta ütles kõva häälega oma numbri mitu korda, siis sa saad oma isikliku huvi kohe seal rahuldada. See isiklik huvi on natuke teist laadi. Et esiteks selline, et meie siin näeme vaeva, igistame, pingutame, ütleme 100 korda ekraanile, et saatke küsimusi stuudio@teineekraan.ee ja inimesed saadavad küsimusi, aga siis ütle, et sina oled saates Einariga. Te räägite samal teemal, sa ütled täpselt sama palju kordi, kui mina ütlen, et isegi vähem, kui mina ütlen ja kirju tuleb 7 korda rohkem. Mis on Einari fenomen? Ropsu. Einar ja ropsu. Räägi meile Einarist. Miks Einar siia tuli, kes ta on ja mis ta tegi? Ta käis USA's tegemas või tahtis teha, ma enam täpselt ei mäleta, zombifilmi, tal olid mingisugused annetajad, kelle abiga ta üldse sinna sai ja tema fenomen oligi see, et ta tegi mingi klipi kokku, kus ta seal mängis kurjast vaimust vaevatut või mida iganes ja siis filmis ameeriklaste reaktsiooni. No, tal oli tekkinud oma mingi fännklubi, kes kõik olid see õhtu usinasti ekraani ees, küsimusi saadeti kodulehele koos kommentaaridega oli 266, pluss veel igale poole mujale, kus need tulid, see teine ekraan, mailbox ja kõik muu. Palju oli ka neid küsimusi, mida ma ei küsinud, ajaliselt juba. Läksid üle võlli ka ilmselt? Jah, oli küsimusi, mis jäid ära just selle üle võlli minemise pärast. Üks küsija veel oli hirmsasti tigemu peale, et miks ma tema küsimusi ei küsi, kui ma ütlesin talle, et palun saada need vähe viisakamas vormis ja ma kindlasti küsin, läks 10 minutit mööda, kui ta saatis oma küsimused juba enam-vähem ja siis said ka need küsitud. Ekraani kannatavas vormis, jah. Et siis sai see ka ette loetud ja Einar ka vastas. Mis seal veel? See õhtu jäi ka palju küsimusi, mitte ainult ropu pärast küsimata, vaid ka ajaliselt. Kuna Einaril juba oli koduigatsus ja meil kõigil ka aeks ja läks meil ju tegelikult kokku väga palju aega. Et kui keegi solvus, siis küsimused saadeti edasi pärast Einarile veel. Ma ei tea, kas ta neile vastas, aga eks ta ikka vastas. Sa mainisid numbrit üle 200 kommentaari lisandus ühe õhtuga selle paari tunniga tegelikult kodulehele. Küsimusi tuli ka kümneid, eks ju. Et kui nüüd kedagi hakkas Einar huvitama ja see klipp, et huvitav, kas seda on kuskilt võimalik järel ka vaadata? Millist konkreetselt? Einari klippi just. Tal oli YouTube'is oma see channel seal, kus tal olid kõik need üleval olemas. Seal oli ka meie klipil, oli üle 5000 vaataja, mis meie siin eetris olime. Ja nagu ma kuulsin, te jõudsite ka Elu24 veergudele. No jee. Ei jah, korra sai seal käidud, Einar sai endale jälle kuulsust juurde ja seda eesmärk oli ju. Miks ta muu pärast siia ikka tuli ikka ennast reklaamima ja oma reklaami ta sai, ma loodan. Einar on ilmselt see kuju, kes siis sinul on ered aimalt meelde nagu ei jäänud. Ei ole, mul on neid veel. Oli Pombillas, kellega läks meil ka väga sujuvalt siin, kui saade sai läbi, läks aina sujuvamalt. Isegi Silver käis veel ujumas, siin oli koha peal oli väike saunake, kus nad veel mingi klipi tegid. Meie operaator käis tantsimas stuudios, et see oli siuke heas mõttes väga meeldejääv kord.
jah, et kui me siin üldse siin saatejuhtidest räägime, et me ei saa ka ära unustada, et meil on siin väga tugev tiim taga tegelikult. Et teiselt ekraanilt on näha siin mina, Kristi ja kõik need teised nimetatud neiud. Aga meil on töös, et te teaks siis teise ekraani, et kogu see pilt teieni jõuab. Meil on siin üks seltskond operaatoreid, meil on režii ja tervitused ja ma tänaks ka muide seda kogu algmeeskonda, sest kui me mõtleme tagasi märtsipäevadele, ma tean, et siin ekraani taga vaatab praegu hulk inimesi, kes me siin kõik esimestel päevadel ristasime näppe. Terve meeskond oli siin hommikust hiliste õhtutundideni, me läksime ära peale 12 ja kõik, et asi toimiks ja mul on hea meel, et asi on toimima saanud ja vaadake, et meil on ka meeskonda. Edevad poisid. Edevad poisid ka kaamera taga. Wow! Väga õige aplaus. Eilne Kelner paistis ka korra. Ja, et meil on selline meil on väga lahe meeskond, ei ole mitte midagi öelda. Et režiile me küll pilti ei saa ja kõik toimetaja, produtsent, inimeste otsija, tervitame Kristit. Kirst-Kristit, jah, et meil on siin Arak Kristi, Kirst-Kristi, kes on kõik need inimesed siia leidnud, et väga lahe, minu arust on küll. Kristi on head tööd teinud. Ja me oleme päris hästi hakkama saanud, mis sa arvad? No, paremini keegi pole veel hakkama saanud kui meie, sest ei ole praegu konkurenti. Järelikult meie oleme paremad. Nii, ja kui kellelgi on arvamust avaldada, kuidas teine ekraan on hästi toiminud või kuidas ei ole hästi toiminud, mida saaks parandada, mida võiks teisel hooajal teistmoodi teha, siis studio@teineekraan.ee saatke meile kiri, kui te tahate meiega rääkida. Mina ja Kristi võime teiega vabalt rääkida ja kui teil on küsimusi ja tahate rääkida meie huvitavate kaamerameestega, siis nendega saab ka ilmselt täna rääkida. Et täna on kõik küsimused lubatud. Nii et helistage Skype videokõnega sisse, teine ekraan on aadress ja kõik küsimused leiavad teie vastused. Et vaataks nüüd äkki veel mõne põneva klipi. No, võtame järgmise klipi ette. Jääge meiega. Kuid siiski midagi peab ju ikkagi endale hingelähedasem olema. Mulle meeldivad draamad. Ma tahan, et inimesele läheks korda. Mulle meeldivad filmidest, ka mulle ei meeldi komöödiad nii väga, kui mulle meeldivad, ütleme, filmid, mis tõesti puudutavad, mis on tavaliselt draamad. Sellised traagilised ka veits. Need on väga ilusad. Tahaks, see võiks olla lausa hea eesmärk, et tahaks mängida mõnes filmis. Ma ei tea, kas Avatar 2 seda mulle muidugi võimaldab, ma pean läbirääkimised käivad veel, aga et kas tõesti, et inimesi nagu puudutaks või läheks korda see või kuidagi paneks mõtlema või mitte, et paneb mõtlema, et issand jumal, et kas seda on nüüd vaja, aga pigem positiivselt. Love. Okei, on mis küsimus? Ei oligi seos sellega, et mis žanri siis meeldib või endale kõige rohkem, et sulle? Võib-olla ikkagi nagu kuidagi, et õnnestuks nagu ikkagi nagu enda väärtusi või mis nagu kujunevad või ütleme kunstilised, siuksed esteetilised, mingisugused nägemused, näiteks mul on väga palju mõtteid, mis ma tahan kindla peale realiseerida. Et ma loodan, et mul õnnestub teha endal mingisuguseid, olgu need lühifilmid või pikemad filmid, siis... Ja, mul on üks mure veel on siin ja oli Moonika palve ja Moonika palus, et meile laulaksite midagi. Ja kuna teil laulmisoskused olid siin väga kõrgete reitingutega hinnatud, siis ma arvan, et see ei tohiks üldse probleeme tekitada. Et hea noot õhtu lõpetamiseks. Acapellas. Laulda Moonikale. Oh yeah. Mida me laulame? Moonika, mis sa tahad? Mis me? Kujutage ette, et ma olen Moonika, laulge mulle midagi. No nii. Mis ma võiksin tahta kuulata? Las ma mõtlen... Me võime tegelikult ju võtta mingisuguse...
Lase mingi romantiline ballaad, mis sul on hea enda ette. Üks mees nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Kui ta tervet laulu kuulata, mine pane YouTube'i Kristjan Lüüs ja seal on prostituudi laul, palun, olemas. Selle laulu pealkiri on prostituudi laul, nii et... Ja te laulsite seda mulle? Jaa. Aitäh teile! Ei. Monika, sulle. Ei, oda, vau, this... No nii, sai vaadatud järjekordne klipp kus sulle spetsiaalselt lauldi. Kuidas oli? Laul poolt küll just see, mis võiks olla, eks ju, et prostituut ja sina see ei käi kokku, aga vähemalt oli laul pühendusega sulle, 2 meest laulsid. Kuidas oli? Mulle meenub see saade väga-väga positiivselt ja kui üldse kogu seda saadet, et kahjuks see lühiklipp, mis me saame siin praegu näidata, oli ju kõigest minutik, eks ju. Aga emotsioone selle eest oli palju? No emotsioone jätkus terveks õhtuks ja tegelikult üldse kõik see paar tundi, mis me nende teatrinoormeestega siin veetsime, olid ju väga lõbusad. Ja tegelikult see laul, kui ta hakkas laulma, mina pean tunnistama, et ma kohe ei teadnud selle laulu nime. Ja kui ta hakkas laulma, mõtlesin, et vau, väga ägedalt laulavad ja see tämber, no milline hääl. Ja siis, kui ta laulis ära ja ta sai ise aru, mõtlesin, et aitäh, te laulsite mulle prostituudi laulu. Ei, mitte nii. Ja siis, kui nad said ise aru, siis neil oli väga hea reaktsioon, aga nad olid väga kihvtid tegelased. Muuhulgas ühed lahedamad ka, kes mul on olnud, et minul on olnud ju väga erinäolisi inimesi siin saadetes. Räägi natukene oma muutujatest. Neil oli küll üks siht, eks ju, ennast paremaks enda jaoks saada, aga igaüks oli neist ju erinevate soovidega, erinevate muredega. Et kuidas nendega oli? No ütleme niimoodi, et minu põhimissioon, ma tunnistangi, et võib-olla ma olen teinud hästi palju saateid ja ma julgen kahtlustada, et võib-olla arvuliselt ka kõige rohkem. Et on saanud rääkida mitte ainult muutujatest, et ma ütleks võib-olla seda, et muutujad on olnud selline väljakutse, et mul on olnud 12 muutumise saadet, 12 kolmapäeva järjest, millest igaüks on olnud väga omanäoline, samas ühtemoodi, samas hästi põnev ja väga-väga lahedad saated on olnud. Ma olen õppinud hästi palju inimesi tundma, näinud nende võib-olla selliseid murepoolt, aga ka seda, kes nad nüüd on. Ja nägite eile seda saadet, kuidas kõik muutujad olid siin, särasid, nad olid kõik nii õnnelikud, et ma arvan, et see saade oli täiesti omal kohal. Ja meie teine ekraan oli ka väga omal kohal ja kõikidel on jäänud väga hea mulje. Meil oli eile pooled muutujatest olid meil saates, olid nõus jagama oma emotsioone, mõtteid, väga tore oli. Nii. Näha oli, et nad olid kõik väga õnnelikud, ei olnud enam need, kes olid seal alguses saates, et kõigil olid naeratused näol, ilusad naeratused, et näha oli, et muutus oli olnud ja positiivne pigem ikka. Ja, need muutujad on olnud kõik hästi toredad, aga rääkides sellest, et mul ei ole ju ainult muutujad, eks ju, et see Chihuahuade saade, et reedeti, kui kolmapäeviti olid muutujad, siis reedeti olid tavaliselt noored tegijad, kes on millegi väga andekaga hakkama saanud, kes midagi vägevat toodavad. Ja ma võib-olla tooksin välja siin paar nime, et need Chihuahuadega olid siis Cedrelle Quarteriette tootjad, siis kindlasti meenub eredalt Ivar, kes tuletõrjevoolikutest toodavad erinevad kotte, iPadidele, mobiilidele, kõigele. Ja no need teatripoisid otse loomulikult ja see laul, et jääb meelde ja on ka olnud tõsisemaid teemasid, sest tegelikult ma mäletan, kui me alustasime, olid ju teemad hoopis tõsisemad tegelikult. Me rääkisime suhteteemadest, kuidas tulla toime, kui naised, kui mees töötab näiteks välismaal, kuidas hoida pikaajalist suhet, kas internetis tasub osta, hästi palju erinevad teemasid, mis tegelikult on nagu läbi jooksnud ja ka võib-olla oleme vastuseid leidnud tõsisemad teemadele, näiteks kuidas leida lastele peresid, kas lastel peaks
või kuidas peaks lastega käituma. Ehk et meil on olnud siin inimesi, kes tegelevad laste õiguste eest võitlemisega, haiguste eest võitlemisega. Et ei ole me siin ekraanil midagi ainult nalja teinud ja prostituudi laule laulnud, et võib-olla võtame ette siis ühe klipi ja vaatame, et me oskame siin ekraanil ka täitsa tõsist juttu ajada, kui ikka vaja on. No vaatame järgi. Kuna ma tegelen, eks ju, nende ellu astunud noortega, ma olen ise nagu mitmes kohas käinud seal Toidupanga toimetamiste juures ja mul on nagu mitmed noored, kes on lastekodust ellu astunud ja on Toidupanga tegemiste juures, et siis kui just Tartus siin mingi paar kuud, ma arvan mingi 6 aega tagasi umbes, meil üks tugiisik ütles, et ta käis seal, läks sinna Toidupanga järjekorda, sest et ta on tugiisik ühele noorele emale, kes just oli sünnitanud ja ta ütles, et tõesti, sa seisad seal, eks ju, väljas ja sa vaatad neid inimesi ja siis, et milline on see kontingent, kes tuleb sinna, eks ju, et umbes mul ei kõlba see asi, mul ei kõlba see asi, et noh, inimesed on väga valivad, et ega ka seal Toidupanga juures see on lihtsalt nagu, seal on kindlasti väga suur hulk neid inimesi, kes tõesti vajavad seda abi. Aga seal on kindlasti ka palju neid inimesi, kes lihtsalt ei viitsigi midagi muud teha, et nende jaoks on see kergem viis, samamoodi kui me võtame, et ükskõik, me võtame kas või ametnikud, meil on ametnikud, kes teevad oma tööd väga hästi, nad on väga pühendunud. Meil on üks osa ametnikke, kes lihtsalt kõlgutavad jalga ja istuvad oma aega surnuks, eks ju, sest et tööl peab käima ja samamoodi siis on meil siis üks osa ametnikke, kes on lihtsalt kuskil selle kahe vahepeal, ja ma arvan, noh, nii on igal pool, et igas sektoris on see, et ja aga... See on ikkagi inimesest kinni, jäetuks samamoodi sinu küsimuse peale, et kuhu me kaikaid loobime, et mina ikkagi ütlen, et ise endale. Ja kõigepealt vaatame ennast, sest küsimus on, mida mina saan teha. Ükskõik oma elus, oma kodus ja ma ütlen raudselt kõik, ka me saame rohkem teha, kui me teeme. Ehk siis rohkem märgata alati saab. Ühe taskuratiku saab alati rohkem anda. Ja ka see, et mida mina saan teha ja see, mida ma olen teinud selleks, et see on see, et väga lihtne on see, et rääkida, et meil riigis asjad ei liigu ja kõik on nagu jama, raha ei ole ja nii edasi, eks ju. Aga see on see, et mida mina olen selleks teinud, et asi paremaks muutuks. No väga lihtne on, kogu aeg käid mööda, kes kommipaberid siit üles ei korja. No ma ei saa aru, järgmine päev tuled, kes selle kommipaberi siin ikka veel ei ole ära korjatud. No võta üles siis, väga lihtne näide. Lihtne. No nii, sai vaadatud, ei olnud kõik ainult rõõmus ja lilleline, nagu üldpilt tunduda võib, aga räägi, kas negatiivsete asjade käsitlemine, neid me näeme ju uudistes iga päev, kõik on negatiivne, kas see on tegelikult vajalik? No need teemad, mis on siit meilt läbi jooksnud, et muideks Meelis, kes antud klipis oli näha, on ju ise tegelikult lastekodu taustaga. Ta on elanud asendusperes, mitte ainult kogu tema pere. Ja nüüd nad tegelevad selle teemaga ise. Ja seda asenduskodude ja lastele asendusperede leidmise teemat me oleme siin rääkinud päris mitmeid kordi. Ja väga palju on tulnud küsimusi, muuhulgas selle kohta, et mis me saame kõik paremaks teha. Et ma arvan, et selle asja ja selle teema käsitlemine on väga hea ja seda peab tegema. Ja tulles tagasi siis võib-olla alguse saadet teemade juurde, siis mis suhte probleeme puudutab, meile tuli kümneid kirju küsimustega just näiteks, mis puudutab välismaal töötamise teemat. Ja ma pean siinkohal tunnistama, et ma ei tea, kas te mäletate, aga iga üks kunagi alustab ja tuleb osata ka eneseirooniline. Et mina oma esimeses saates sain rääkida 2 tundi seksterapeudiga teemadel, et kuidas siis ikka hakkama saada, kui mees on kaugel, kuidas peaks hakkama saama mees, kuidas peaks hakkama saama naine. Oli küll raske. Esimene kord eetris 2 tundi rääkida suhetest ja seksist, aga paljud inimesed said abi. Nad said oma vastused ja ma arvan, et nad õppisid meie saatest midagi väga palju. Ja sel juhul oli igati korda läinud saade, et oli tulemus ka. Ise said ka kindlasti targemaks, kui endal peaks mees ära minema, siis tead, mis teha. Ma vaatan saate uuesti üle, tead, mul oli selles esimeses saates ilmselt ikkagi see närv nii sees, et võib-olla ma kõige tähtsamat enam ei mäleta. Aga ma tean seda, et ma küsisin saate vaatajateks küsimuse,
ja meil on ka tulnud paar vastust küsimusele, et millest me rääkisime esimeses saates. Ja kuna me juba tõsiste ja tähtsate teemade juures oleme, on ka aeg öelda õige vastus ja meile on õigesti vastanud päris mitmed inimesed ja siinkohal tooksin välja võib-olla esimesena laekunud vastuse ja selle andis Krister Tammerand ja Krister ütleb, tere, esimeses saates räägiti rinnavähist ja tegelikult on Kristeril vägagi õigus, me rääkisime mitte ainult rinnavähist, me rääkisime üldse vähist ja see saade lõi laineid, nagu ma ütlesin, meil oli Reporteri eeter, Reporteris suundsime teisele ekraanile, kus meil olid ekraanil saatejuht Triin Randlo ja vähiarst Kersti Kukk ja tõsiselt meile tuli esimese saate kohta tuli nii palju küsimusi, inimesed on mures selle teema pärast, see teema on aktuaalne ja väga tõsine ja väga paljud inimesed said professionaalse arsti käest, said vastuse ja ma arvan, et selliste tõsiste teemadega tegelikult kas me nüüd tahame iga päev seda negatiivset vaadata või ei taha, nagu sa ise, Kristi, ütlesid, uudistest tuleb ka seda päris palju. No uudistes on teine teema, seal räägitakse, kuidas maad põlevad, kuidas tehakse avariisid, kuidas inimesed saavad mõtlematult surma, aga see tõsiste teemade käitlus on ikkagi teistmoodi olnud, seal on ikkagi reaalne tulemus ka, et inimesed küsivadki, elusad inimesed, kes ei ole veel auto alla jäänud või juba maha põlenud majas olnud, et nendega on ikkagi lootust veel, et nad saavad abi. Ja väga tore oli ka asja juures tegelikult see, et kõik inimesed, kes olid mures, kas neil oli mingi tõsiselt lihtsalt mingi häire või neil oli mingisugune kahtlus, mingi tükike kuskil, kõik saatsid maili, küsisid, mida teha, kas ma peaksin kontrolli minema. Arst andis ausa avameelse arvamuse ja mitte lihtsalt, meil oli väga palju Skype-helistajaid, muuhulgas neid, kes on ise antud hetkel põevad mõnda haigust või siis ütleme kasvajat või sellist võõrkeha, kas siis hea või pahaloomulist ja lisaks olid ka inimesed, kes on haiguse seljatanud. Et ma arvan, me saime kõigega tegelikult väga hästi hakkama ja inimesed said ikka väga palju teada. Nõnda, et aga need olid siis need võib-olla tõsisemad teemad, et meil on siin igast asju olnud, aga nüüd, kui alustuseks üks väike tervitab meid Roland Lugimaa. No ma siis tervitan ka teid, väga mõnus ja meeleolukas poolaasta oli teiega. Tervitused, Roland, sulle kuidas me nüüd Rolandit kutsume? Tema on meil selline universaalne tegija vist. Universaalne haal. Ma julgen seda välja öelda, sa tegid ära. Nii, Roland Lugimaa, universaalne haal, me tervitame sind, sa oled väga tore, et sa said ka meiega kõik need ajad olla, meid aidata, toetada ja ilusat pilti eetrisse lasta. Roland suutis meil kaamera taga olla, režiid teha, kõike ja kui oleks vaja olnud, oleks ilmselt saatega ära juhtinud. No meil on siin neid veel, kes tahtsid ilmsesti, olid kohe valmis tulema. Vot, väga lahe, aga äkki me nüüd siis heidaksime pilgu nendele laineid löönud muutujatele, kes tegelikult 12 saadet sisustasid siin ära kolmapäevad, kust hallidest inimestest said säravad tähed ja vaatame siis, mis sellise popuri tulemusena meile siis näha hetkel on. No, hakkame vaatama. Antud tütarlaps, kes pildil on, kutsuks kohe välja. Väga ilusate näojoontega tüdruk. Kas läheksid välja, mis su mees nüüd peab ette võtma? Naine on nüüd selline sekspommet. No siin juba isegi sõbrad talle ütlesid, et issand jumal, tehti selline püssnaine ainult. Eks see oli üks omamoodi kogemus, et ega ma just ise ei oleks selliseid erksamaid värve vaadanud. No, ma tõesti mõtlesin, et ma tundun imelikuna, kui ma lähen tänavale ja ainult naeratan, eks ole. Sest ega nemad ei tea, kui palju see minu elus tähendas, kui palju see minu elus muutis. Miks ole? Kuidas siis see suurus tagantjärgi kommenteerida? Kas tuli õige suurus? Ei, normaalne suurus ei ole väga suur, ei ole väga väike, et... Pihku mahub? No mul on kahjuks sellised natuke väiksed käed, et hästi ei mahu, aga... Siis oleks ju eelnev variant palju paremini. Ei oleks eelnev variant, ei olnud nii hea. Kuidas elu on nüüd muutunud? Oi, ma tunnen ennast väga hästi, super hästi. Mis sa arvad, kas Pärnus on piisav kandidaatide valik või tuleb pealinna jahile? Pealinna jahile ikka, loomulikult,
et pealinna inimesed tulevad alati suvel sinna Pärnu niisama puhkama ja siis näed küll kenasi mehi, on ju, aga nad lähevad tavaliselt Tallinnasse igal poole laiali tagasi. Ivo Linna soenguga Arnold Rüütel välismaine ameerikaine. Ja Ženja Vookini välja valitud ülikond pluss lüps. Tatjana milline püss teil kodus on? Mul küll, nüüd ma näen seda, mul on kodus püss. Ma pean ikka vaatama, et see püssi kuidagi õhtu niimoodi nurka paneme, et pauku ei teeks. Mis mõte alguses nagu pähe tuli, et Peppu Rasv pannakse põskedesse? No kui mul oleks öeldud, et Elina oma pannakse, ma ei oleks tahtnud, aga et oma, siis ma ja leppisin sellega. Mis see Elina Peppu Rasval siis on? Ei tea ikkagi võõras. Pirje on küsinud natuke intiimsem küsimus, aga kas uue naisena on ka voodielu paranenud? Otse loomulikult. Ma enam jah, et ega ma nüüd siis niimoodi, et vanasti oli ikkagi niimoodi, et kui nüüd otse rääkida, et eks ikkagi seda kõhtu ja seda osa peitsid, et sa tead ju, mis on nagu kole ja mis ei ole silmale hea vaadata ja mehed ju, eks ju, tead, armastavad ju silmadega, naised kõrvadega. Pange kleidi alla vormi, pesu, pange push-up, aga meestel on samasugune üllatusmuna siis ju pärast, kui võtab kleidid ära ja siis tuleb mehed mõtlevad, et neil on rohkem seda aju ja rahakotti vaja, et nad võivad nagu, neil võib see kõht nagu rippuda. Ma arvasin, et ikka, et ma olen kole inetu pardipoeg, kes mind tahab, kes mind vaatab. Nüüd mul on pea rohkem püsti. No nii, sai vaadatud. Kuidas tunne on tagantjärgi vaadata muutujaid? Ma pean tunnistama, et nii põnev oli vaadata, et natuke liiga vähe oli iga osaleja kohta, et see oli selline tõsine popurii, et vist kõige ekstreemsemad küsimused, mis on, et kuidas ikka tissid pihku mahtusid ja kas sekselu on paranenud ja nii edasi. Aga see on intrigeeriv, see inimesi huvitabki, mis see muu on tühi ja tähi. Mul on esimesest saatest ikka see seksreporteri roll külge jäänud, ei saa üle ega ümber. Aga tõsiselt, väga tore oli neid muutujaid vaadata ja kõigile soovin tõsiselt jätkuvalt jõudu ja toredat edasiminekut. Ja kuna mina neid tõesti palju tean ja eile olid neid 6 tükki korraga mul siin ekraanil, siis mind huvitaks hoopis see asi, Kristi. Kui palju sina nägid muutujaid ja mis mulje nagu nende tegemistest ja toimetamistest jäi? No ma ikka nägin neid. Ma nimeliselt ei oska nüüd päris nii täpselt öelda, kuigi eile me üritasime panna nimesid ja nägusid kokku, tuli välja. Aga väga hea meel on näha, et kõik, keda ma näinud olen siin üleüldiselt on endaga nüüd rahul. Vähemalt nad jätavad siukse mulje, et nad on endaga rahul, nad on rõõmsad, nende naeratus on kõigil siuke ühtlane ilus, enam ei ole neid üksikuid rehasid. Ma olin aus. Et need, kes tahtsid tisse, need said tissid, need, kes tahtsid hambaid, neil oli vaja, said oma hambad, et kõik tundub, et läks sinna, kus oli vaja. Ja ei, tõepoolest. Ja mis ma veel panin tähele, et kui inimene tegelikult ei julge nagu väga avalikult võib-olla kõikidest asjadest rääkida, siis meie muutujad on saanud sellised vitsad kätte või sellised nagu, ütleme, karastustrenni on kätte saanud, et nad ei jääb enam mitte millestki rääkida. Ükskõik millest küsid, tuleb kohe välja. Ja nüüd on see nii, nüüd on see naa, enne oli seks kehvem, nüüd on parem ja nüüd on tissid nii ja igast teemast tuleb. Nagu inimene on uued tissid endale saanud, siis ta ikka räägib, et on ju parem ja ei ütle, et on halvem, et ennem väiksed olid paremad. Ei, aga inimesed on tõesti väga-väga lahedad. Ja lahedast inimestest rääkides, et kui mina peaksin praegu välja tooma ühe inimese, kes mulle muutujatest väga meeldis, siis ma pean tunnistama, et ma võib-olla isegi ei oskaks, et igas ühes oli midagi väga erilist ja nad tehti tõesti väga kenadeks. Aga sinu jutust siin tuli välja, et sul oli ka põnevaid külalisi, aga niivõrd kuivõrd ikkagi eristub meie Einar. Ja televaatajatele, teise ekraani vaatajatele selline asi, et meil oli plaan teha väike Skype-kõne Einariga, aga Einar ilmselt kuskil kummitab või teeb mingit seda zombifilmi, et tuli zombihoog peale ja me hetkel ei saa Einariga rääkida, kuid see ei tähenda, et teil Einar nägemata jääb, kes juhtumis Einarit ei näinud. Ehk et aeg on võtta ette see laineid ja piire murdev klipp. Vaatame uuesti. Ma ka huviga.
on veel küsitud, et Einar, miks sul naist pole? Mul naist pole. Ma ise kirjustasin Facebookis infosse, et mul pole naist, sest et kui ma kellegi välja lähen või kedagi sebin, siis ma võtan kohe ennast paljaks. Kohe nagu esimesel kohtumisel. Näitad ette kõik, mis näidata on? Ja siis võib-olla löön peenisega pähe. Et see on kõige suurem probleem. Hans Kristjan Õis on küsinud, millal sa viimati eksklementi väljastasid? No vot, Hans, siit need tulevad need küsimused. Aitäh sulle, et sa jääd purustasid. Mina viimati väljasin eksklementi. Kusjuures iga kord keegi seda küsib, siis ma ei mäleta. Ma ei oska vastata. Ma ei mäleta. See on jumala tegelikult see on nagu paranormaalne nähtus. Kas te olete tähele pannud, et ei mäleta tegelikult, millal viimati sittusite? Mina küll ei mäleta. Teil ei ole nii või? Te mäletate või? Ma ei mäleta mitte kunagi, millal ma viimati sittusin. Kas see tähendab seda, et oota, tegelikult ka see on naljakas. Kas see tähendab seda, et iga kui ma situn, siis tulnukad röövivad mind? Võib juhtuda. Taavet on veel küsinud, et kas sa ei tunne, et oled oma vanuse juures nagu 10? Põhimõtteliselt tunnen küll. Vahet nagu ei ole, üldse ei tunneks nagu oleks. Ja kindlasti kogemusi vaatan hästi palju elus. Teine nagu ei tea, tegelikult ei tunne, sellepärast väiksena sa ei kujutanud ettegi paljusid asju, mida sa nüüd tead, kui sa oled suur. Aga tegelikult, kui me kõik ausad oleme, siis me oleme ikka lapsed. Unes oleme ikka vaata mingi lapsed ja siuksed, kuidas kellegi. Ma arvan jah, et inimesed tegelikult, kui nad väga ausad on, kas nad tunnavad, et nad tahaksid olla lapsed ja tegelikult on sisimas. Mehed pididki jääma lastest. Mehed vist jäävad ka rohkem ja mingi teema on. Või siis naised on hästi võltsid, nad ei tunnist seda. Ka variant. No nii, ja kurikuulus Einar Kuusk on ära nähtud minul ka, et ma ei oskagi öelda, mis mõttest arvan, et kui sina peaksid praegult ütlema, siis sul õnnestust aga palju tunde koos veeta, et mis su eluvaadetes muutus selle ajaga, mis õppisid? Ega ei muutunudki midagi, mina olen oma vaadetes ikka kinni. Mina ei ela nii, nagu tema elab, aga kui temale nii sobib ja talle kõik toimib tema jaoks, siis lasku käia. See oligi tema põhieesmärk ju saada kuulsust juurde, teha oma neid klippe edasi. No mind ei huvita, millal ta viimati väljastas oma eksklementi, aga oli inimesi, kes seda huvitas ja väga palju oli neid inimesi, kes tahtsid seda teada. Nad said oma vastuse, kõik läks paika. Ei, mina ka siin praegult vaatsin, mõtlesin, et mul oleks ka üks põnev õhtupoolik olnud, et aga mulle seda au ei olnud. Aga mul oli igasugust muid toredaid asju. Ja võib-olla siinkohal korra meenutaks seda, et teine ekraan sai hakkama ka ühe väga põneva asjaga. Nimelt me loosisime välja päikeselise reisi Hispaaniasse ja tegu oli siis meie esimese suurima kampaaniaga. Kindlasti loosisid finaliste ka ise sinna. Absoluutselt. Et kindlasti kõik, kes on vähegi vaatanud, teavad, kes hakkasid teisele ekraanile kaasa elama, laikisid kodulehte Facebookis, teine ekraan ja jagasid, share'isid, laikisid, kirjutasid kõike, mis vaja. Ja meil oli siin üks väga äge finaalsaade, kus me selle reisi siis välja loosisime ja õnnelik võitja oli siis Viive Adoma, ma ei täpselt nii vist hääldati ja kõik, kes vähegi selle reisi finalistid olid, nad helistasid meile Skype-kõnega sisse, rääkisid, miks nad tahaksid Hispaaniasse minna ja vaatamata sellele, et meil oli väga tugevaid kandidaate, see reis läks väga õigesse kohta. Nimelt võitis ju naisterahvas, kellel oli just oma abikaasaga tulemas pulma-aastapäev, vägagi auväärne number tegelikult ja päris tükk aega ei olnud juba jalad enam soojamaad puutunud ja nad olid väga õnnelikud ja selle Hispaania reisi loosimine oli siis võib-olla üks suurimaid hetki ka tegelikult selle aja jooksul, mis sa arvad, et me loosisime tegelikult igast asju välja, mida teine ekraan üldse välja loosis ja oma aktiivsetele vaatajatele auhinnaks pakkus? No Einariga koos oli meil Tervis Plus 3 kuu tellimus. Siis läksid käiku kalendrid, grillimisraamatud, maitseaine kotikesed, mis üks läks Pärnusse, ma mäletan. Ja igast
sukeldumised. Just absoluutselt, mitu sukeldumist olid ka Pompillase T-särgid, plaadid, no nänni ikka jätkus. No ma mäletan siin oma saadetest tegelikult, et samamoodi ainulaadne ja ainus eksemplar maailmas iPadi kott läks loosimiseks. Nende nunnude chihuahuade vihmamantel läks loosimiseks ja alati oli ikka midagi põnevat. Ja muideks korra meenus veel, et minu teemad on siin varieerunud ka päris seinast seina. Et kui reede õhtul räägid 2 tundi seksist, siis laupäeva hommikul tuled kohale, räägid tund aega värvidest, ehitusmaterjalidest. Või lihatööstusest. Ja siis järgmine pool tundi vorstidest. Et igal teemal saab rääkida, kui on vaja. Vorste läks ka ju terve koti täis, terve pokaali täis. Just. Nii et ma ei tea, teine ekraan on ikka päris hästi hakkama saanud, igasugust nänni välja loosinud oma aktiivsetele vaatajatele, nii et kindlasti tasub olla teise ekraani aktiivne vaataja ja juhuks, kui on keegi, kellele on auhind veel kätte saamata, siis kirjutage stuudio@teineekraan.ee. Me oleme ammu teie auhinnad kõik juba ära raisanud, laiand. ei ole, ärge uskuge, meil on tegelikult väga auväärne seltskond, aga teie auhinnad on alles, kes ei ole veel auhinda kätte saanud, kuigi enamus vist on kätte saanud. Et igasugust põnevat oleme välja loosinud ja lõpetuseks võib-olla tegelikult see, et vaatamata sellele, et me lähme nüüd suvepuhkusele ja kohtume aktiivses vormis pigem sügisel, et siiski tšekake vahepeal www.teineekraan.ee. Meil on seal, te olete praegu seal, ma tean, te olete praegu seal, aga ärge siis suvel ka unustage www.teineekraan.ee. Mine sa tea, äkki Teine Ekraan üllatab. Ja... Ma just tahtsin jõuda sellele, et äkki on ootamas mõni üllatus, et tasub suvel vaadata. Jah, et me lubame välja, et me oleme sügisel, aga piiluge, äkki üllatame, äkki oleme kuskil suvel, Einar Kuusk tuleb bikiinides või mis iganes, Teine Ekraan üllatab. Loosib välja põnevaid asju ja oskab üllatada. Ja loen ka veel ühe tervituse Rolandilt ja tervitus on siis meie inimeste otsijale ehk siis toimetajale Vapper Kristi. Tervitused saatejuhtidele Kätlinile, Kristile, meie kaadritagune personal, tervitatud olgu Marku, Andro, Allar ja kindlasti meie toredad külalised, muuhulgas Jaan Palder, kes oli üks finalistidest, Viive Adooma, kes selle võitis, nii et jäite Rolandile väga-väga meelde, nagu ka mulle. Nii. Ja. Mis me siis selle peale kuidas me nüüd selle asja ilusti kokku võtame? Ma natuke siin, sa ütlesid kaadritagune tiim ja rõhutasid Markut. Marko oli ka kaadri ees väga mitmeid kordi, üks kõige rohkem olnud kaadritagune tegelane, kes pressis kaamera ette. Nii, et tulevast kaadritalenti on oodata. Ehk et vaatame siis hetkel suurde plaani, kus on meie operaator Marko Asmu, kes... poiss. Jah, tuleb tunnistada, et ta kaadridaga sobib päris hästi, aga ta tegi ka paar saadet siin tegelikult päris huvitavaks. No ta aitas alati hädast välja, kui oli vaja. Jah, uskumatu. Ja mis siis öelda? Ma tänan kõiki Teise Ekraani vaatajaid, kes on olnud meiega koos selle esimesel hooajal ja on aidanud meie elluastumisele kaasa. Me täname ka. Kõik me. Ma sulle veel annan oma sõna. Ei, mina ei taha rohkem sõna. Oi. No ma siis olen sõnakandja ja räägin siis terve Teise Ekraani meeskonna eest, kaadritagune personal, kõik siin personal, kõik toimetajad, kõik, kes on algusest peale meiega olnud. Ja ütlen siis niimoodi, et aitäh, et aitasite meil ellu astuda. Ilma teieta ei oleks meid, ilma teieta me teeksime seda tööd üksi. Aitäh, et olite aktiivsed vaatajad, et saatsite meile küsimusi. Aitäh, et olite huvitunud, et te meid laikisite, saite osa meie tegemistest. Ja oleme tagasi sügisel, aga suveks nii palju, et üks asi on vaadata meie uuenenud kodulehte www.teineekraan.ee ja tšekata äkki on midagi uut. Teine asi on vaadata endiselt, mis kirjutab meie Facebooki leht ja YouTube'is on kõik meie saated ja parimad klipid endiselt vaadatavad kuni sügiseni. Nii et kui midagi huvi pakub, minge otsige Teine Ekraan ja vaadake järgi. Ja mis me siis soovime? Mõnusat päikest palju päikest, ilusat suve ja sügisel olge absoluutselt meiega koos tagasi. Mõnusat õhtut!